Ameerika Ühendriigid ja Iraan võivad sõlmida kokkuleppe Hormuzi väina avamiseks juba täna või homme. Sellest teatas valjuhäälselt USA rahandusminister Scott Bessent. Vahetult pärast seda teatas New York Times, et Iraan ja Omaan on lähedal eraldi kokkuleppele laevaliikluse taastamiseks läbi sama Hormuzi väina. Samas Iraani pool eitab ametlikult läbirääkimiste toimumist Washingtoniga. Kuid Trump kinnitab, et ta suhtles eile siiski iraanlastega. Samal ajal jõudis naftaturg viimase ööpäeva jooksul kukkuda 7% ja peaaegu täielikult selle languse tagasi teha. Ja see kõik ühe ööpäeva jooksul. Ja siin tekivad küsimused. Kas Hormuzi väin avatakse ja kui jah, siis millise kokkuleppe alusel? Kas USA ja Iraani vahel või Iraani ja Omaani vahel? Sest siin on juba täielik segadus tekkinud. Vaatame läbi kõik versioonid toimuvast, sest igal poolel on siin oma lugu ja need on omavahel otseses vastuolus, kuigi siiski on näha teatavat edasiminekut. Minu nimi on Aleksei Bitši. Hakkame selle Lähis-Ida probleemiga tegelema. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja kirjutage ükskõik milline kommentaar. Igasugune teie kommentaar. Niisiis, Ameerika Ühendriikide rahandusminister Scott Bessent ütles sõna otseses mõttes eile, tsiteerin. Eelmisel nädalal nägime, kuidas Donald Trump ähvardas Iraani suurima sõjalise operatsiooniga pärast teist maailmasõda. Ja nüüd selle tõttu peame Iraaniga läbirääkimisi. Ma arvan, et on võimalus, et täna või homme sõlmime kokkuleppe Hormuzi väina avamiseks. Ameerika administratsiooni versiooni kohaselt oli just karm sõjalise eskalatsiooni ähvardus ja energiasektori hävitamine see, mis sundis Teherani läbirääkimiste laua taha istuma. Donald Trump ise teatas juba eelmisel päeval, 3. augusti õhtul, avalikult konkreetse kuupäeva Hormuzi väina avamiseks. Järgneb tema tsitaat. Me räägime väina avamisest juba homseks. Tähelepanu. Täielikust avamisest. Sellest avaldusest on juba peaaegu ööpäev möödas. Trumpi sõnul pidis olema läbirääkimiste esimene faas, pärast mida pooled pidid asuma arutama Iraani tuumaprogrammi. Ja eraldi rõhutas Trump tema jaoks põhimõttelist küsimust. USA ei luba Iraanil võtta tasu laevade väina läbimise eest. Ja ta lisas, et kui keegi peaks selle pealt teenima, siis on need ameeriklased, mitte iraanlased, sest Trumpi sõnul olukorda kontrollivad täielikult 100% just Ameerika Ühendriigid. Ja kõik Iraani väited Hormuzi väina kontrolli kohta on täielik vale. Pealegi on see jultunud vale. Samal ajal teatab New York Times, et Iraan ja Omaan, rõhutan, ilma Ameerika Ühendriikide osaluseta, on lähedal eraldi kokkuleppele just nimelt laevaliikluse taastamiseks Hormuzi väinas. Kuid nagu väljaanne rõhutab, võib selle kokkuleppe elluviimine tegelikult kinnistada Teherani kontrolli ühe maailma tähtsama meretee üle. Mitte avada seda kui neutraalset rahvusvahelist marsruuti. Ehk siis kuni Donald Trump peab seal mingid läbirääkimisi, kujundavad Iraan ja Omaan omaenda reegleid Hormuzi väinas. Vaatame siin üle Iraani ja Omaani vahelise kokkuleppe eeldatavad tingimused. New York Timesi allikate kohaselt peavad laevad, mis suunduvad Pärsia lahte, liikuma rangelt mööda Iraani kontrollitavat kanalit, mis asub tema enda rannikul. Aga laevad, mis lahkuvad Pärsia lahest, kasutavad teist marsruuti, mis kulgeb juba Omaani ranniku ääres. See tähendab, et väin jaguneb tegelikult 2 koridoriks, millel on erinev jurisdiktsioon. Sissepääsu Pärsia lahte kontrollib Iraan, väljapääsu Omaan. Samal ajal väidavad Iraani esindajad, et ametlikke tollimakse ei kehtestata. Selle asemel kehtestatakse niinimetatud teenustasu, mis peaks katma keskkonnakulud, kaubalaevade ja tankerite turvalisuse tagamise ning personalikulud. 2 Iraani ametniku sõnul jagatakse saadud vahendid võrdselt Iraani ja Omaani vahel. No, see on üldse nagu mingi nali, sest te saate aru, Iraan, kes ründab tankereid Hormuzi väinas, hakkab nüüd raha küsima selle eest, et tagada turvalisus just selles samas Hormuzi väinas.
no olgu, kui Iraan ei oleks tankereid rünnanud, siis olekski kõik niigi turvaline olnud. Teisalt tuletan meelde, et väin oli täielikult avatud, mingeid tasusid ega midagi ei olnud. Mitte midagi ei olnud kuni selle hetkeni, kui Donald Trump otsustas selle aasta veebruaris Iraani vastu sõda alustada. Ja siin tekib meil lihtsalt otsene versioonide kokkupõrge. Ameerika ametnik, keda samuti tsiteerib New York Times, väitis, et Iraani versioon kokkuleppest ei vasta tegelikkusele. Tema sõnul ei nõua ajutised marsruudid läbi väina Teheraniga kokkuleppimist, Iraanilt lubade saamist ega mingeid tasusid. See tähendab, et Washington ja Teheran kirjeldavad väidetavalt ühte ja sama kokkulepet täiesti erinevalt. Iraanlased räägivad oma kontrollist ja teenustasust. Ameeriklased ütlevad, et Iraani kontrolli ega tasusid ei tule üldse. Ja samal ajal ütleb Trump, et nad on juba kokkuleppele lähedal. Nüüd kõige ootamatum. Iraani pool eitab põhimõtteliselt igasuguse kokkuleppe olemasolu just ameeriklastega. Rasnimi agentuur kinnitab, et Iraani võimud lükkasid tagasi Ameerika ettepaneku, mis sisaldab nõuet avada kohe Hormuzi väin. Teheran jääb oma tingimustele kindlaks. Veelgi enam, Iraani agentuur Fars lükkas otseselt ümber teate selle kohta, et Iraan on juba nõustunud väina avamise plaaniga. Ehk siis ei olevat nõustunud. Samal ajal teatas Iraani välisministeeriumi esindaja Esmail Bagai, et USA-ga ei peeta üldse mingeid läbirääkimisi ja ühtegi kohtumist pole kavandatud. Samal ajal ütles Iraani asevälisminister Kazim Garibabadi juba eelmisel nädalal, tsiteerin, Hormuzi väin ei naase kunagi sõjaeelsesse olukorda. Ehk isegi kui mingisugune kokkuleppe saavutatakse, Iraani diplomaatia ise välistab juba ette naasmise selle staatuse juurde, mis oli enne konflikti algust. 28. veebruaril 2015 selleks, et samal ajal kui USA ja Iraan vaidlevad sõnastuste üle, mis tegelikult füüsiliselt toimub Hormuzi väinas. Viimase ööpäeva jooksul läbis Hormuzi väina vaid 3 tankerilaeva ja 3 puistestilaeva. See on tilk meres võrreldes sõjaeelse liiklusega. Iseloomulik on ka teise marsruudi Bab el-Mandebi väina Punases meres ja ümber Aafrika lõunaosa saatus. Eelmisel päeval võtsid 6 Saudi Araabia lipu all sõitvat supertankerit Adeeni lahes suuna ümber Lõuna-Aafrika. Nad eelistasid üldse mitte riskida, samal ajal kui ainult 2 Saudi naftat vedavat laeva läbisid Bab el-Mandebi väina ja sedagi välja lülitatud transponderitega. See näitab, et isegi paralleelselt juttudega Hormuzi väina avamisest jääb ülejäänud piirkonna logistika endiselt väga ebakindlasse olukorda. Sest selgub, et Punase mere hussiitide blokaad siiski toimib. Ja täna, 4. augustil, kõlas Hormuzi väinas taas häiresignaal. Kaubalaev teatas rünnakust. Ehkki Trump kinnitab, et väin on tema täieliku kontrolli all, jätkab Iraan rünnakuid nende laevade vastu, mis üritavad tema kontrollist mööda pääseda. Naftaturu reaktsioon on üldse väga kõrekas. Turg on otse kui palavikus. Eelmisel päeval, esmaspäeval, kukkus nafta hind järsult. Brent kaotas umbes 7%, langedes peaaegu nädala madalaimale tasemele. Langus toimus pärast seda, kui Donald Trump teatas, et hoidub uutest rünnakutest Iraani vastu kuni sõja lõpetamise läbirääkimisteni. Turg tõlgendas seda kui deeskalatsioonimärki ning hinnad hakkasid langema. Kuid hiljem samal päeval lükkas Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Bagai ise läbirääkimiste fakti ümber, öeldes, et ühtegi kohtumist pole kavandatud. Ja just siis teisipäeva hommikul taastus nafta hind osaliselt ning Brenti hind tõusis 1,5 võrra ja kasvab edasi. Tänase päeva üks eraldi ja väga kõnekas joon on kasvav kriitika Ameerika Ühendriikide sees nende Iraani läbirääkijate aadressil, kes peaksid selle tehingu lõpule viima. Demokraatide senaator Mark Kelly, veteran, kes on olnud vastu Trumpi administratsiooni Iraani poliitikale juba sõja algusest peale, taas kritiseeris avalikult erisaadikult Steve Witkoffi ja Trumpi väimeest Jared Kushnerit, kes on juba mitu kuud juhtinud läbirääkimisi Iraaniga.
järgneb tema tsitaat. Ma soovitaksin Trumpile, et ta otsustaks mitte teha seda, mida ta on seni teinud. Mitte panna läbirääkimiste etteotsa oma sõpra kinnisvaramaaklerit ja väimeest. Trumpil tasuks panna ametisse inimesed, kes teavad, kuidas seda tehakse. Kuidas rääkida iraanlastega ja koalitsiooni kokku panna, meie liitlased taas kokku tuua. No teravamalt. Sama asja ütles varem ka demokraatide senaator Richard Blumenthal, kes ütles, et Witkov ja Kushner, tsiteerin, tunduvad olevat eelarvamuslikud Ukraina suhtes ja meenutavad pigem Venemaa poolt kui erapooletuid vahendajaid. Kuigi see öeldi Ukraina läbirääkimiste konteksti kohta, on etteheide ise täpselt sama. Ehk siis 2 inimest ilma diplomaatilise kogemuseta, kes tulid arendusärist, juhivad korraga mitut kõige olulisemat läbirääkimiste suunda. Iraani, Ukraina teemal ja varem osalesid nad ka Gaza sektori läbirääkimistel. Aga tundub, et Trump ei kavatse läbirääkijatest loobuda. Nii et meil on käes vähemalt 3 vastastikku välistavat versiooni ühest ja samast asjast. Washingtoni versioon kõlab nii. Hormuzi väina leping võib olla täna või homme ja väin avatakse ilma igasuguste Iraani tasudeta. Iraani poole versiooni USA's üldse ei eksisteeri. New York Timesi versioon, viidates allikatele läbirääkimisprotsessis, kõlab nii. Kokkulepe on peaaegu valmis, kuid see hoopis kinnistab, mitte ei tühista Iraani kontrolli osa Hormuzi väina üle. See tähendab, et isegi kui ametlik kokkulepe välja kuulutatakse, siis tegelik meretransport, 3 tankerit ja 3 puistlast laeva ööpäevas, näitab, et tegelik logistika deblokeerimine toimub palju aeglasemalt, kui poliitilised avaldused lubavad arvata. Lisaks rünnak laevale Hormuzi väinas just täna, päeval, mil Trump ja Bessent väitsid, et väin avatakse, seab iseenesest kahtluse alla Trumpi lubatud tähtaja realistlikkuse. Mis saab edasi? Vaatame võimalikke stsenaariume. Esimene stsenaarium. Pooled tõepoolest teatavad mingisugusest osalisest väina avamisest lähiajal, kuid kontrolli ja tasude üksikasjad jäävad veel pikaks ajaks vaidluse objektiks. Nagu seda kirjeldab skeem eraldatud koridoridega sisse ja välja sõitvatele laevadele. See tähendab, et väin võidakse osaliselt avada, kuid tingimusi arutatakse edasi. Teine stsenaarium. Läbirääkimised kukuvad taas läbi, nagu see on juba mitu korda selle aasta algusest juhtunud ja naftaturg reageerib uue volatiilsuse hüppega. Ja kolmas stsenaarium. Täieliku diplomaatilise läbikukkumise korral võib Trump taas ähvardada sõjalise eskalatsiooniga, mida rahandusminister Bessent nimetas põhjuseks, miks Iraan on praegu vähemalt valmis rääkima. Praegu jääb üle vaid jälgida, kuidas Trump kinnitab ikka ja jälle kõigile, et võit on käes, kuigi tegelikult seda ei ole. Siin panen siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!